Ma olen siis siin vahepeal tegelenud mingi 100 eri asjaga. Esmaplaanis siis tegelikult ideaalmaailmas oleks ma tahtnud vannitoa enam-vähem kokku ära panna. Aga kahjuks me ei ela selles ideaalmaailmas ja mul tegelikult kõik tükid on tehtud. Tasapind sai uus, valge, kliendiga sai räägitud, valge äkki on ilusam. Siis esiised said kanditud, mul on see uks tehtud, uksed on kanditud, põhimõtteliselt saaks kogu vannitoa kokku panna. Aga mul ei ole seda mõtet teha, sest et siit alt hakkab jooksma hunnik õhutorusi, veetorusi, mingid kaablid ja neid veel ei ole seal. Ehk siis kui ma see asjad ette panen, siis neid muid tööd on lihtsalt pärast oluliselt nõmedam teha. Ja nüüd järgmine asi, mis ma tegelema hakkasin, on see, et siia taha siia tuleb üks kast. Ja see kast on ka oluline, et ta toetab voodit, pluss siis sealt pealt jooksevad ka õhutorud asjad, ehk siis võiks ka selle paika saada. Aga enne kui ma selle paika panen, peaks paika panema kõik, või vähemalt üle vaatama kõik õhutorud ja asjad, mis siia tulevad. Ehk siis praegu on plaan, et siia nurka tuleb üks õhutoru, mis puhub vannituppa, sooja. Siis siia üles tuleb üks külmatoru, mis puhub nii-öelda garaaži poole. Pluss siis siia alla peaks tulema SOG, mis siis on, võtab vetsupoti haisu põhimõtteliselt ära, kui sa seda kasutad, et ta ventileerib seda õue. Ja praegu ma hakkasingi sellega tegelema. Ma võtsin välja, et üli super täpselt siin on tala, aga õnneks vist joppab ja ta mahub mul täpselt siia kõrvale veel ära. Ehk siis järgmisena lasengi sealt mingi väikse puuriga läbi, vaatame, kas mu mõõtmised olid täpsed. Ja siis saab selle SOG äkki vähemalt just ajutiselt sinna paika panna. Ma saan selle õhutoruaugu ära teha ja siis saab selle kasti lõplikud mõõdud paika, kui seal peaks veel midagi muutuma, saab sellele uksava ära lõigata ja siis saab selle äkki ka paika ära panna, et siis on põhimõtteliselt voodi sisse minemiseks kõik olemas. So easy for me to say what I'm thinking. It's so obvious for you, my heart. Üks ütlen, muidu on pärast unustame. Praegu ei ole, aga hiljem oli tegelikult plaanis siia panna üks nagu aluvinkel mõlemale poole, kuna kogu see voodi raskus toetab siia ja teiselt poolt sinna, et siis tegelikult need võiks kohe välja vahetada. Siis need võiks välja vahetada. Aga mulle praegu tundub küll, et siin peab kas A peab voodit tõstma, mida tegelikult tahaks teha, või siis peab nagu surfilava osa nagu veel rohkem vähemaks, et nagu üldse jääb sinna midagi sest piisab. Elekter, sellest on juba juttu olnud korra, see on käinud, igast variante on läbi käinud, ta on käinud korra sees ja ma olen sellest kindlasti ka mingi hetk rääkinud. Aga nüüd lõpuks, kuna hakkavad asjad minema lõplikult sisse, siis tuleb ka lõplik paigutus ja ma olengi seda nüüd terve päeva timminud. Lisaks muidugi kõigele muule, et seda üldse saaks timmida, siin oli veelagasid ja olen siis maandunud mingisuguse paigutuse juurde. Kuidas see elektriruum võiks siis lõpuks välja nägema hakata. Ja enam-vähem midagi sellist ta siis on. Et seadmed asjad on siin seina peal. Akud on meil siin all. Siis siin on tegelikult see istme käetugi ja siin käetoa sees on siis hunnik elektrit. Järjest on 2 Orioni, mis on siis sõiduklaadimine kokku 100 amprit. Siis on Smart Solar, mis on siis päiksepaneelide kontroller, siis on see Orioni konverter, et ka siin bussis me teeme siis nii, et valgustid ja mingid asjad veel on siis nii-öelda püsiva, nad on läbi selle seadme, et neil oleks siis kõikumatu 12 volti. Siis meil on siin veel, kuna siin on ka Cerbo ja Touch, siis meil on siin Cerbo GX Tank, et paagi asju võtta, taga on veel Battery Protect eraldi.
ja siis siin on mingid Orioni klemmid, SmartShunt, Victroni oma ja siin on siis see peakaitse. Aga et see plaat käib eest ära ja siis siin on nii-öelda põhilised siis 12 voldi need kahvelkaitsmed ja mingid arukarbid, need on rohkem mulle ja siia tuleb ka mingid releed, mis meil siin on, siin pumbad ja asjad, elektrilised kraanid, et nende releed tulevad ka sinna ja inverter ikkagist jäi siia ja siin all on inverteri all on siis Lynx Powerin, mille me siis konvertime ringi siis põhimõtteliselt selleks Lynx distributoriks. Ühesõnaga, seal on nagu suured megakaitsmed, mis siis on nii-öelda põhilistel nendel asjadel ees nagu inverter, laadimised ja 12 volti tarbimine, et see on nagu see suur kaitse. Ideaalis ongi, et see kapil tuleb nagu üks suur tagumine sein, mis siis kas siis on uksega või käib niisama ära. Ja siis saab sinna taha ligi. No nii, viskasin siis vahepeal kõik vannitoa tükid, mis olemas on külge, välja arvatud siis sahtel. Ja enne kui siin saab hakata asju päriselt kinni panema, on vaja põrandaga asjad lõpuni teha. Ja seal on tervelt üks töö olnud, mida ma olen ise veidi edasi lükanud. Ehk siis see põrandale nii-öelda vetsu ümber, see T-bondi platte peale ja siis siia dušialusesse on plaan panna plaadid, mis ei ole siis matkaautos just kui väga tüüpiline lahendus peamiselt kaalu pärast. Et põrandale poti ümber lähevad nad otse selle T-bondi peale, mis seal oli, ja siis vannitoa alusesse ma pean tegema vineerist platte, mille siis epotab ära niimoodi, et see oleks täielikult veekindel. Ja siis need plaadid saab sinna peale liimida, et mingisuguse seguga möllama ei hakka. Ja miks ma olen edasi lükanud seda, on see, et plaatimisega varasemat kogemust peaaegu 0. Ehk siis pole kindel, kui lihtsalt või raskelt see läheb. Hakkama vast saame. Ma arvan, kõige küsitavam ongi just, et kui ilusad need servad, lõigates need servad jäävad, et kas nad tulevad siin mingisuguse killuga või ilma. Ja kui tulevad killuta, ma arvan, siis on elu ilus, kui hakkab kildu viskama või mingid muud jama tekkima, siis läheb juba huvitavamaks. Aga hakkab pihta, teeme seal poti alus esimesena ära. Selle jaoks võtame selle T-bond platte sealt välja, paneme paar seda ruudukest laome laua peale, kanname peale, mis sealt vaja täpselt lõigata on ja hakkame lõikama. No nii, nagu näha, veits olen lõiganud. Läks, mind ei teagi. Ütleks, et kergemalt kui arvasin. Samas need servad, lõikeservad, kuigi võtsin oma arust veel kallima ja parema tera, siis need lõikeservad ei ole päris nii head, kui ma... Kust on parem näha? No siit on midagi näha paremini võib-olla. Pole päris nii head, kui ma lootsin. Aga 95%, kui mitte 100% nendest lähevad ikkagi nagu äärtes silikoni alla, ehk siis neid ei jää näha, ehk siis tegelikult on suva. Aga oleks siin ikka ilusamad olla. See selleks. Ühesõnaga poti ümber said praegu tükid pandud. Suht tuugalt on, aga võiks sobida. Ja lõikasin siis siit poolt nad oli viimasel hetkel lühemaks, et selle dušiesise saab siis vastu seda T-bond plaati panna ja siis saab kõik saab selle T-bondi paika panna, saab dušiesise paika panna, kõik servad asjad ära silikoonida, nii et kogu see oleks veekindel ja siis paneme need plaadid alles peale ja nad on nii-öelda puhtalt visuaalsel eesmärgil, et
nendega koos silikoonide niimoodi, et kõik 100% veekindel on ilmselt natuke raskem. Ehk siis teeme step by step ja plaatide ümber ka silikoonib kõik ära. Ehk siis võib ka öelda, et tegelikult on tegu sellise topeltbarjääriga. Aga nüüd hakkame siis siia keskele seda plaati vaatama. Plaan on siis vineeritahvel, mille peal tulevad plaadid ja esimese ropsuga ilmselt lõikabki dušialuse mõõdus plaadi välja, siis on 45x45 ja vaatab, kuidas see sobib. Võib-olla on vaja veits lühemaks teha, kui vaja, siis teeme ja võib-olla on alla serva mingit raadiost või midagi vaja ja siis proovib siin peal seista, vaatab, kuidas ta käitub, et kuna siin on niisugune muster sees, siis võib-olla tekib olukord, kus on näiteks ühe serva peale jalaga toetad, et siis ta hakkab ära vajuma, et võib-olla on alla veel vaja mingi ribavesi panna, et oleks nagu stabiilsem. Loodetavasti mitte. Aga ühesõnaga teeme selle vineeriplaadi valmis ja kui sellega on hästi, siis saame sinna peale ka plaadid ära panna või ära lõigata asjalgu. Ja siis vaatame seda juba edasi. Mis sa arvad siis asjast? Täis pask. Jat. Ja kuna Mill arvab, et on täis pask, siis teeme uuesti. Ja. Nüüd sa võid vaadata, nüüd on esimene emotsioon. Sealt on nagu kõrgemal. Mis asja? Moonutab. No ütleks, et on kõvasti parem kui ennem ju. Sa saad aru, et see tükk on mõeldud siia. Jah. Vannida jaoks on nüüd kõik tükid olemas. Dušialuse põhja tükk epotatud, esimene kiht olemas. Selle teemab suuresti sisse ja siis homme läheb ilmselt teine kiht ja võib-olla siis ka mingi kolmas kiht. Sinna läheb ilmselt ka värv peale, värvib palgeks, et oleks veidi viisakam. Ja hetkeplaan siis on, et need servad teeb siis selle sama servakandiga niimoodi, et siis ta kataks ära ka need plaadiservad. Külgedele, dušialuse külgedele tegin ka tükid. Ühele küljel, teisele, esimene külg, teine külg, kolmas külg. Servad on koledad, relagaga lõigates nad ikkagi, mina ei suuda neid ilusalt saada, aga tundub, et kõik killud on täpselt sellised, et nad jäävad niikuinii silikoni alla. Ehk siis ma liimisin need lõigatud tükid siis praegu T-bondi peale, täpselt nii nagu saab tulema ka dušialus. Mingi hetk läheb dušialus liimi alla. Liimi alla tähendab siis seda, et servad peamiselt just saavad üle käidud, et päris kinni liimidada, mine tea, äkki kunagi võib välja võtta. Siis läheb poti ümber T-bond, samamoodi servad silikoniga, kõik paika. Siis ilmselt läheb esine, ehk siis see eeldab ka, ideaalmaailmas on kõik torud, õhutorud, veetorud, kaablid siit alt veetud. Siis saab selle ette panna ja siis lähevad plaadid. Need tuleb siis siia siin vahel liimida, mis saab olema ilmselt päris porno. Aga that's life. Ja siis need tükid siia, siia ja siia. Need siis saab juba sealt lava pealt võtta, otsa siia külge liimida ja siis servad uuesti silikoniga üle teha. Nii-öelda siis seinapoolsed servad. Ja siis võikski sellega kõik olla. Nii lihtne ongi.
räägi siis rahvale ka, millega sa hakkama said. Ühesõnaga, elektrilise kraaniga on siuke tiela, et selleks, et ta oleks lahti või kinni, siis ta tahab saada voolu ühtepidi ja voolu teistpidi peale. Ühesõnaga, me tahaks saada niimoodi, et sa vajutad nuppu, läheb kraan lahti ja siis saad ka selle nii-öelda lahtisesse asendisse jätta. Ja ka vastupidi siis, no kinni on kinni. Et näiteks talvel, kui ikkagi mingil üks põhjusele tahad äravoolu kraani lahti hoida, siis ei pea seal kogu aeg vool sabas olema, vaid lihtsalt lased nupust kraani lahti ära ja siis võtad voolu tagant ära ja teeb lahtisesse asendisse. Ja siis see ikke müüse siin suudab seda teha, tundub. Et kui siin vaadata peale, siis kui on miinusmärgiga, siis tähendab, et on pluss-miinus ühtepidi ja kui ei ole miinusmärki, siis tähendab teistpidi. Praegu on miinusmärk. See on siis kraan lahti ja siis kui tahad kraani kinni panna, siis lased kraani kinni. Ta jääb siis sellesse asendisse. Ja see siin on siis 3 aastat elektrikaharidust, mille üle oleksid kõik õppejõud väga uhked. 100%. See on nagu... no vist rappusti tuleb. See on, ütleb nii, et see on lihtsalt skeemi okse on see minu peast välja. See isegi päris nii ei ole päriselt, nagu see siin pildil on, aga voodis on see tunnel. See on nüüd see tükk. Ants lõikas selle 15-sest välja ja nüüd paneme musta laminaadi peale, et siis kui siit alt vaatad, siis tundub vähemalt. Ei, võib-olla ei torka kohe silma, et seal on mingi tunnel. Ta on must tükk. Manuaali truumal vist või sellel puhuril vist ei olnud vahet. Konditsioneeril on küll nii, et see ots, mis sa köögi juurde tõmbad, sellele võiks panna otsa peale mingi teibi või asja, et siis ma tean, et ma panen ta sinna kõige äärmisesse, sest see pidi kõige kõvemini puhuma sealt. Okay. Aga seal soojal vist ei olnud vahet, ma mäletan ka. Jätkuvõiki saab alati vahele minna. Aga need soklid siin Kumb see 2 poole? Trepi. Pane 2 poole. Trepi sokkel. Seal on ka leed. See on teisele poole. See on mul kirjas. Okei. Siin ei ole. See on vaja tõmmata. See oli olemas. Kõik kaablid tuleb siia poole ainult. Nagu mingi... Mul oli eraldi ka, mis läheb nagu ettepoole. Äkki tahad teise paberile edasi printida? Kui ma panen fit to page, aga võib-olla kuskil, ma ei tea, no perses ühesõnaga, selge. Vaadata olemas. Ma õigelt mõtled kaablid välja. Jaa, oo. Suuremad alla panema. Õige. Mis? Nii. Nagu fleksime, vaata. Vaadake seda. Ahah. Ma panen uuesti. Ma ei tea, et seda näha. Okei. Making content since 98. Nüüd näete masterclassi sellest, kuidas kaableid teha. Masterclass. Masterclass. Ma
võiks tegelikult pärast kaaluda, palju kaablid kaaluvad. See oleks huvitav fakt. Sul on 81 soont, tegelikult on rohkem sooni, siis... Ligikaudu 100 soont, jah. Okei, sul praegu tuleb 80 midagi, tavi. Praegu tegin 80. Jah, ma ei tea, proovib midagi kokku panna, nii et siin pärast aru ka saaks, kuhu mis läheb. Jah. Ühesõnaga kaableid tuleb väga palju. Mingi kerge elektrisüsteem taaskord ei ole. No see võib-olla isegi siin paberi peal tundub, tegelikult ei ole see kõige hullem. Aga kui sul on varusi on juba varusi on mingi 20 soont. 8, 4, jah. See on nagu list. List ei tundu väga crazy, sul on potitoide, truumatoide. Üks A4 ruumi üle. Tegelikult see ei ole mitte midagi. See ei ole sittagi. Aga no siin on nagu kordajad, mis tekitavad selle paksude. Ja Rain isegi nii korralikult teeb, sest et see oli ka probleem. Käsitsi kirjutada. Käsitsi kirjutada. Käsitsi kirjutades on see, et vist hakkad teibi pealt tahavad maha tulla või kui paberteibi pealt ei tule, aga vist nii hullult. Aga need läheb koledaks ikka. Sitaseks ei saa aru. Ja kui MacGyveri peale kirjutad, kus on kontrast on parem, siis MacGyveri pealt tuleb maha nagu õõrdus. No nii, üks pikk soolikas maas. Lõpus mõtlesin, kas ma panen kõik omavahel kokku veel või mitte. Aga eks lahti saab alati teha, panin kokku. Äkki on mugavam läbi tõmmata. Et siukene, ma ei teagi, ma lõpuks kella ei vaadanud. Ma arvan 3, 4, 5 tundi võis vabalt minna, vahepeal said kaablid otsa. Aga nüüd on kõik koos. Paras lahmakas on. Võiks tuuvi pärast kaaluda ka, palju see kogu pundar kaalub. Vaadasid neid ka pakkumise või? Palju kaalub see pundar? 18. Enne oli 78 või? Praegu on, ütleme, praegu on 97,8 ehk siis ümmarguselt 20 kilo. Ehk siis päris täpne pakkumine. Algust pakkusin 30 aga. Ühesõnaga. Kilbikaablid juurde ja visked tuleb äkki ära, 40 võib vabalt olla. Sama tegema, vaatame kus tüüd. Alt läheb läbi. Ja kui ta mahub sellel tüki alt läbi oleks. Jaa, ühesõnaga alt jah. Ja ta peab siia halli korvi minema. Jah. Pool metra veel ja siis kõik juba. No, äkki on nii. Oli mõistlik on ja teibid kõik kokku ja siis 5 minti hiljem, tegelikult ikka tõmbas laiali. Tark mees oleks teipid niimoodi, et nad on nagu juba 3 grupis, et tsoonis 1, 2 ja 3.